Täna saates. Lähteühisgümnaasiumi 65. aastapäeva puhul toimus suur juubelipidu. Teeme tagasivaate 18. oktoobril toimunud kooli sünnipäeva tegevustele, millest sai osa kogu koolipere. Tartu vald tegi kooli juubeli puhul kingituse. Meie meediasuuna õpilased uudistasid erinevaid meediaettevõtteid Tallinnas. Lähte spordihoones toimusid Tartumaa koolide vahelised meistrivõistlused võrkpallis. Uurisime, kui hästi teavad meie esimese kooliastme õpilased Kadripäeva traditsioone. Ja lõpetuseks Lähteühisgümnaasiumiga liitus uus kooliõde. Kes ta on ja milliste muredega tema poole pöörduda? Sellest varsti lähemalt. Tere hommikust, kell on saanud 8.30 ning kuidas saakski reedet paremini alustada, kui mitte värske Lügevisiooni saatega. Tere ka minu poolt. Lügevisioon on teie ees sügishooaja teise saatega. Ilmad on vihmased ja sombused, kuid vaatamata sellele on koolis toimunud põnevaid üritusi, mis kohe ka teieni toome. – 18. oktoobril peeti Lähte kooli 65. juubelit. Päev algas traditsioonilise torditeoga, mille järel koguneti staadionile, et tantsida ühistantsu. Peale seda võeti ühiselt suund Palalinna, kus toimus teatejooks. Hiljem koguneti taas staadionile, et jäädvustada droonifoto. Lõpetuseks said õpilased klassides tordiga maiustada. – 65. juubeli puhul kinkis Tartu vald meie koolile pingi, mida lisaks niisama aja veetmisele on võimalik kasutada ka õuetundide läbiviimiseks. Pink on paigaldatud kooli kunagise direktori Arvet Ansperi mälestuseks istutatud tamme ümber. Ansperi perekonna soovil pole aga pink püstitatud sinna kunagise koolijuhi auks, vaid mõeldes kõikidele Lähte endistele ja praegustele õpetajatele. Pingi kuju tähistab 45 minutit, mis viitab kooli ühe ainetunni pikkusele. Nagu teada, on Lähteühisgümnaasium saanud 65-aastaseks. Selle tähistamisest ei jäänud ilma ka meie kooli vilistlased, kelle soovil korraldati uhke juubelipidu kooli spordihoones. Meie Lügevisiooni toimetus oli kaamerate ja mikrofonidega muidugi kohal. Lügevisioon on jõudnud vilistlaste juubelipeole. Lähme uurime, kuidas vilistlased tunnevad end seoses kontserdiga ja mis tunne on olla Lähtel tagasi. Kuidas teile tänane pidu meeldinud on? On väga meeldinud. Tegelikult ma tahaksin eraldi esile tuua seda muusikalist rännakut ja teekonda, mida täna esitleti. Et see oli tõepoolest armas, see oli südamega tehtud ja seda oli nii hea vaadata. Et suur tänu kõigile, kes seal laval olid ja suur tänu muidugi kõigile, kes seda aitasid ette valmistada. See oli nauditav. Mis oli võib-olla selline kontserti tipphetk? Naljaga pooleks siis, kui see noor poiss laulis selle laulu ilma hääleta ära ja siis ta uuesti laulis. Et see oli ikka tõesti hästi efektne. Kusjuures ta ei kaotanud ka ju mingisugune, selles mõttes nagu mõni läheb natuke närvi ja niimoodi jumala rahuga laskis selle teise vooruga ära. Ja hästi tubli ja tegelikult esinejad olid kõik hästi tublid. Kõik need pallid ja laulud ja mulle väga meeldis. Otseülekande vaatajate jaoks võis olla segadust tekitav, miks antud lugu kordamisele läks. Kuid nagu öeldud, tekkisid saalis tehnikaga väikesed probleemid ning laulu esmaesitlusel publik solisti ei kuulnud. Saalis viibijate palvel läks laul kordamisele, nüüd ilma tõrketeta. Kuidas teile tänane kontsert meeldis? Minu meelest väga teistsugune võrreldes eelmiste aastatega. Mis selle teistsuguseks tegi? Nagu see, et oli kaasatud nagu vanema lennu inimesi, et ei olnud ainult koolipoolsed. Kevin, sina ise olid osaline selles kontserdis. Et kuidas sinul seoses sellega tunne oli? Väga tore oli teha koostööd, kuna kõik olid ikkagi laval nagu omala profid, kõik oli väga läbimõeldud ja minu arust see spordisaal on saanud väga uhke rüü tänaseks õhtuks. On teil meeles ka mõni väga eriline õpetaja? Ma arvan, et minu jaoks erilised õpetajad on Ilona Võik ja Varje Kaarde, kuna nemad olid ikkagi minu klassijuhatajad, Ilona siis 5. kuni 9. klassini ja Varje siis gümnaasiumis ja nad on väga-väga toredad õpetajad.
Teie jaoks oli täna esmakordne osaleda lähtejuubelipeol. Kuidas teile meeldis? Selline üldmulje on ju tegelikult hea. Tuleb tõdeda, et väikesed viperused tulid sisse, aga me kartsime veel nädal tagasi näiteks seda, et võib tulla vähe külalusi, aga nüüd õnneks võime öelda, et see ei realiseerinud sugugi. Ja kõik vähemasti esinemised olid viimase peal, nii et selle üle mul on väga uhke tunne. Alguses ma küsiksin siis teie nime ja mitmenda lennu te lõpetasite? Mina olen Viive ja olen 8. lennust ja olen siin jumala üksi. Mitte kedagi tulnud kohale. Ja miks nad siis tulemata jäid? Ma ei tea, nad arvavad kõik, ma ei tea mida, võib-olla et arvavad vanad, mina olen noor. Kontsertetenduse Oleme teel idee autoriks ja üldjuhiks oli gümnaasiumi õppejuht Anneli Kumar. Kumari jaoks polnud juubelipeo korraldamine esmakordne kogemus, kuid uus asukoht nõudis nii mõneski asjas teistsugust lähenemist. Kuidas pidu edeneb? Oi, väga hoogsalt ja väga tegusalt. Ja kas võib rahule jääda siiamaani? Mina arvan küll. Mulle tundub, et rahvas on rahul. Mulle tundub ka, et rahvas on rahul. Ja see on ainult puhas rõõm. Just. Ja ütleme nii, et ma olen nii palju tagasisidet kuulnud ka kontserdi kohta. See on nii positiivne olnud, et see teeb ainult südame soojaks. Kas teil on ka praegustele õpilastele anda mõni soovitus või soov edasi? Uudishimu on minu arust väga tähtis, et võib-olla selle meie põlvkonda ka iseloomustab see, et kui riigikord muutus ja uued võimalused avanesid, siis meie tahtsime kõik minna välismaale ja avastada ja õppida ja ma arvan, et see on väga oluline igal ajal. Olen korduvalt oma kooli õpilastele ja oma klassil õpilastele öelnud, et matemaatika on imelihtne, seda tuleb lihtsalt harjutada. No mina soovitan ka kõike proovida, mille vastu huvi on ja võimalikult palju kogeda elus. See on väga oluline. Sa olid abis videoülekandega. Kuidas sul selle tegemine läks? No ütleme nii, et ma tegelikult veidi hilinesin. Poole peaproovi pealt tulin kohale ja ütleme nii, et siis, nagu kui ma neid liigutusi proovisin seal peaproovis, käsi värises. Aga nüüd, kui see tegelik kontsert oli, siis lihasmälu lõi sisse ja läks jumala hästi minu arust. Pärast kontserti mängis laval tantsumuusikat ansambel Jackpot, mille koosseisu kuuluvad ka lähtevilistlased Mikk Kaasik ja Jaagup Jürgel. Erinevaid mõtteid, rääkisime läbi korraldajatega, rääkisime läbi õppejuhtidega, rääkisime bändiga ja leppisime kokku, et bändil tuleb viimane sett. Kas te olete nõus? Pidu oli vägev, kuid iga hea asi saab ükskord otsa. Selle sinise motorolleriga sõidame 5 aasta pärast uuele juubelile. Meediasuuna õpilased veetsid hiljuti Tallinnas sisuka ja inspireeriva päeva, külastades mitmeid tuntud meediaettevõtteid. Vaatame, mida põnevad nad kogesid. 20. novembril käisid Meediasuuna õpilased Tallinnas õppekäigul. Esimeseks peatuseks oli Balti filmi- ja meediakool ehk BFM, kool, kust sirguvad tulevased ajakirjanikud ja audiovisuaalse meedia spetsialistid. Kuidas õpilastele BFM meeldis? Mulle väga meeldisid need kaadritagused, mida sa kõik näed, et mis erinevates klassiruumides toimub, et see on väga põnev ja üldiselt, kuidas siin kõik töötab. Mulle väga meeldis, väga põnev oli, mis mulle eriti just silma jäi, oli see, mis tehnikat siin kasutatakse, et võrreldes lähtega, siis siin on ikka kõrgtaseme tehnika, mida saab nagu kasutada nagu õpilased nagu enda tööde jaoks ja nii. Kas te tulevikus plaaniksite siia kooli ka proovida? No kui sisse saaks, siis oleks väga tore. Muide, olen mõelnud selle peale, olen surfanud ja vaadanud neid ning see on üks minu variantidest küll. Kuidas sulle senine päev on meeldinud? Päev alles algas, aga läheb ka edasi ja kindlasti väga meeldib. Ja mida sa siia õppima tahaksid tulla näiteks? Audiovisuaalset meediat. Ja miks? Sest et ma õpin seda praegu koolis.
Pärast BFM-i sõidutas buss õpilased juba TV3, kus meid võttis vastu tõeliselt särav ja jutukas Anneli Adermann. Tutvusime TV3 majaga, piilusime ringi stuudiotes ning külastasime ka Star FM-i stuudiot. Me oleme siin TV3 stuudios ja vaatame, mis siin toimub. Kuidas sulle meeldis meie tänane ekskursioon TV3-s? Mulle väga meeldis. Miks? Sest saime kuulsaid inimesi näha ja üldse nende ruumidega nagu ruumides käia ja vaadata ringi. Milline ruum oli su lemmik? See esimene, siis see, kus oli see, su nägu kõlab tuttavalt. Kas sa näeksid ise ka ennast siin näiteks töötamas kunagi? Jaa, võib mõelda sellele. Päeva lõpetasime Postimehes. Rääkisime põgusalt lehetööst ning sellest, kuidas uudised ajalehti jõuavad ning mille põhjal need sinna valitakse. Lisaks tutvusime ka Postimehe toimetusega ning sealse tööga. 25. novembril oli kadripäev, mil on üheks peamiseks kombeks käia kadrisanti jooksmas. Kriseta, kas sina käisid möödunul esmaspäeval kadrisanti jooksmas? Kahjuks mitte, kuid sellel tähtpäeval on kombeid veelgi. Uurisime, mida teavad kadripäevast meie esimese kooliastme õpilased. Tänapäeval teatakse kadripäeva pigem tähtpäevana, kui riietatakse end valgesse ning käiakse ukselt uksele maiuspalasid küsimas. Kui paljud teavad noored aga vana aja tavadest ja kommetest? Kes võis olla Kadri ja miks me tema päeva tähistame? Mingi naine, kes oli mingi äkki vanast ajast keegi tähtis või hing. Kadri ehk Katariina oli Aleksandra müütiline kristlik pühak. Tema päeva hakati tähistama, kuna ta oli Euroopa rahvaste seas populaarne karjakasvatuskaitsepühak ja sünnitajate abistaja. Miks käivad kadrisandid meie kodudes? Et kontrollida, et kas martisandid tegid enda töö ära, panid näiteks puid riita või midagi sellist. Sellepärast, et õnne soovida meile. Sellepärast, et kommi saada. Et nad toovad meile karja õnne ja siis nad arvavad, et siis meil läheb hästi. Nad pudistavad meie põrandatele mingid seemneid. Naiste töö oli taludes lammaste eest hoolitseda. Kadrisante peeti sel ajal karjakaitsjateks. Kadrisante on seostatud ka hingede saabumisega. Kui kadrid külas käivad, soovivad nad näiteks viljaõnne. Missuguseid soove soovivad veel sellel päeval? Karjaõnne, pereõnne, ma ei tea rohkem. Lasteõnne. Rahaõnne. Lastele lugemist. Ma ei tea, lambaõnne. Peale viljaõnne soovivad kadrisandid veel karja ja pereõnne. Mardi päeval kannavad mardid tumedaid riideid. Miks kadrid kannavad algeid? Sellepärast, et nad on naised. Sest kui on talv, siis et teised ei näeks neid. Et neid paremini näha. Sest lumi on maas. Naistele meeldib rohkem heleda värv kui poistele. Valge riietus tuleneb püha Katariina surmast, kelle vere asemel voolas välja hoopis piim. Valget värvi seostatakse ka tema mõtete neitsiliku puhtusega. Milliseid töid ei tohtinud teha kadripäeval? Langatöid. Lambaid tappa. Midagi kommisarnast. Põllutöid, seda pidi tegema mehed. Tööd, mida ei tohtinud teha, oli kedrata, õmmelda, kududa, lambaid pügada ja metsloomi küttida. 20. sajandil oli päev enne kadripäeva mäegimise päev. Mis te arvate, mis sellel päeval võidi teha? Ei nuuseda mäegima. Ei tohtinud lambaid pügada äkki. Loomi karjatati ja anti nendele süüa. Mäegimise päeval, mis on Põhja-Tartumaalt pärinev traditsioon, käidi hommikul või päeval uste taga mäegimas ning pakuti tanguputru. Pererahvas andis mäegjatele tooreid herneid, ube, kaalikaid, kanepiseemneid, 20. sajandil õunu ja kompvekke. Üle mitme aasta toodi Tartumaa gümnaasiumite võrkpallurid taas lähtele, et parimad võrguasjad välja selgitada. Lisaks uutele kogemustele teenisid lähtevõistkonnad välja ka kohad poodiumil.
31. oktoobril toimusid Lähte spordihoones Tartumaa koolide vahelised meistrivõistlused võrkpallis 10. kuni 12. klassidele. Lähte kooli esindas 4 võistkonda, 2 noormeeste ning 2 neidude arvestuses. Noormeeste arvestuses osales kokku 8 ning tütarlaste arvestuses 6 võistkonda, kes omakorda olid jagatud vastavalt 4. ja 3. alagruppidesse. Finaali pääsemiseks tuli võita oma alagrupp, mille järel mindi vastamisi teise alagrupi võitjaga. Lähte võistkonnad said tunda võidurõõmu, kuid vastupidi võtma ka kaotusi. Lähte võrkpallitreener ning turniiri peakorraldaja Gunnar Kallari jäi üldjoontes võistkondade sooritusega rahule. Tere Gunnar! Tere Kaisa! Kui kaua oled sa Lähtel võrkpallitreener olnud? Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis peaks 6 aasta jooksma, ehk siis 5 aasta. Ja mis sa arvad, mis on olnud selle aja jooksul sinu suurim saavutus? Ma arvan, et suurimaid saavutusi on 2 olnud. Üks on, et kui ma siis esimest aastat tulin, võitsime U14 tüdrukutega ära kohe Lõuna-Eesti meistrikad võrkpallis. Ja teine siis eelmine aasta, kui saime üle-eestilistel koolide vahelisel põhikooli tüdrukutega 7. koha. Räägime ka natukene tänasest võistlusest. Sa oled peakorraldaja. Mis on olnud selle võistluse kõige raskem osa? No kõige raskem osa on see, et kuna meil võistleb siin 4 tiimi, kelle me oleme Lähtelt välja pannud. Esiteks kõiki tiime kogu aeg aidata, samal ajal joosta, täita protokolle, kohtunike leidmine igale mängule, vahepeal peab ka ise vilistama, et see kogu ringi jooksmine on üks paras pardak. Milles Lähte võistkonnad täna tugevad on olnud? Poisid on üllatanud eelkõige kaitse ja rünnakuga, et arvestades seda, et meil on seal 2 puhast võrkpallurit, teised on seal kergejõustik, jalgpall, korvpall ja tüdrukutel oli seal natukene vastuvõtul raskusi. Aga muidu rünnakul ja kaitses samamoodi täitsa tubli sooritus. Kas on midagi, millele me trennis hakkame nüüd rohkem rõhku pöörama? Kindlasti vastuvõtt ja plokkkaitse. Noormeeste võistkond Lähte 1 pidi finaalis tunnistama Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi paremust ning saavutas kokkuvõttes auhinnalise 2. koha. Neidude võistkond Lähte 1 mängis finaalis ning pingeline mäng suudeti võita seisuga 2-1 vaid 1 punktiga. Talve-sügiskuudel liiguvad ringi viirused. Tutvusime Lähte uue kooliõega ja küsisime talt paar nippi selleks hooajaks. Mina olen Lähte ühisgümnaasiumi kooliõde Eve Rammul ja töötan siin alates, kas oli 16. september, oli vist see päev, kus ma sain alustada seda tööd. Kas olete selle ajaga juba jõudnud sisse elada? See töö on mulle tuttav, see töö on mulle väga tuttav, aga natuke 2 koolimaja vahet jooksmine, see logistika, et leida üles klasse, viia kokku nägu ja klass siis õpilase puhul, et see võtab natuke aega ja muidugi õpetajate nimed ei jää veel meelde kõik, aga aja jooksul see tuleb. Ja kuidas peaks õpilane toimima, kui ta tunneb ennast keset koolipäeva haigena? No ta võib tulla siia minu juurde, aga ta peab mõtlema selle peale, et mida ta tegi näiteks eelmine päev või mida ta tegi öösel, kas ta oli nutiseadmes ja ta ei saanud magada ja sellepärast tunneb ennast halvasti või tõesti on haigestumine, mille tõttu tuleb siia tulla. Ja millal võiksid õpilased teie poole pöörduda? Kindlasti traumade puhul, teine asi siis äge haigestumine, ikka tulla julgelt või mõni lööve tuleb näiteks järsku äkitselt, siis ka emotsionaalne probleem. Tihti on emotsionaalne probleem väga tõsine asi, mis vajaks kas või lihtsalt seda, et keegi saaks kuskil natukene oma emotsioonid välja elada, näiteks nutta või tunda ennast rahulikuna. Millised kõige levimad haigused, mis sügisel esinevad? No põhimõtteliselt võib ütelda ülemiste hingamisteede viirused ja need on lihtsalt olude sunnil alustavad enda nii-öelda kooliteed sügisel.
miks on just sügisperioodil haigestumine tavalisem? No mida tehakse enamasti suvel, kõik on kuskil laiali maal või kuskil mujal ja koolidesse näiteks asja ei ole enamasti. Ja kui siis lapsed kokku saavad või õpilased, siis viirused hakkavad levima. Ja olemegi jõudnud saate lõppu. Hoidke tervist ja näeme juba detsembris. Kui tahate näha, mis toimub kaamera taga, siis vaadake Lähteõppestuudio Instagrami lehele. Ja hakake meid kindlasti jälgima. Tšau!